6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervitused kõikidele rallisõpradele. On Jaapani ralli esimese võistluspäeva hommik Eesti aja järgi. Shakedown on möödas ja nii ongi, et hakkab otsa saama meil see pikk ja põnev rallihooaeg. Täna saade natukene teistsugune, keskendume vähem võib-olla Jaapani rallile, sest me ei tea sellest midagi. Ei olnud isegi Shakedowni ülekannet. Loodetavasti katsetelt ikka mingi ülekanne käima pannakse. Laua taga on mina saatejuht Gunnar Leheste, endiselt ekspertkommentaatori rollis Roland Poom. Eelmine saade juba ekspert võeti ära, oldi, et kaassaatejuht, aga ei tagasi ekspert. Tere ja minu poolt ka. Ja külaline on meil ka Urmo Aava. Tervist. Ja salvestame seda siis kell 8 hommikul ja Urmo peab lahkuma punkt kell 9, nii et ärme siin aega raiska. Ärme raiska aga kõigepealt ma pidin kell 6 ärkama või veits enne 6 Rakveres siia tulema ja siis ma mõtlesin, et mehed panid nagu paika, et teatavasti mõne nädala jooksul hakkan ma isaks saama, et nüüd see unegraafik hakkabki nii olema. Vaat, et tundub, et te hakkasite sättima mu unegraafikut juba. Tead, ma võin sulle öelda 3 lapse isana, et isegi Tallinna lähedalt pidin ma kell 6 ärkama. Et sa võid sealt tunni maha laotada tulevikus. Väga hea, väga hea. Ärkasin ka kell 6 ja Roland jõudis täna esimest korda enne mind stuudiosse. No ma räägin, vaata, mees hakkab vanaks saama ja hakkab isaks saama, siis kohe nagu järsk on asi paigas. Mees ei hiline enam, tuleb kohale õigel ajal õigesse kohta. Jah, asi läheb paremaks. Aga Jaapani rallist rääkides, siis ega meil muud peale Shakedowni aegade väga ei olegi ette lugeda, et Thierry Neuville selle Shakedowni võitis Sébastien Ogier ja Greg Priini ees. Napilt siis esikolmikust välja Gus Greensmith, 5. Kalle Rovampera, 6. Ott Tänak. Palju me seda rallit oleme näinud nii palju kui Twitteris ja Facebookis ja Instagramist läbi tilgub, aga Urmo, oled sa käinud Jaapanis? Ja mul on õnnestunud 1 korra sõita Jaapani rallit, siis ta oli veel kruusaralli ja oli tegelikult põhjas Hokkaido saarel. Ja iseenesest see ralli oli keeruline seal, et natuke selline Walesi mägesid meenutavad teed, aga oluliselt aeglasemad ja selliseid üllatusi täis, et nii palju kui ma olen kuulnud, siis ikkagi tipud kommenteerivad, et saab olema keeruline ja räägitakse paljudest kurvidest, et jällegi ise ei ole seal kohal olnud, aga seal on palju momente, et eile tabasin ennast enne siia nagu tulekut, tabasin ennast mõttelt, et Toyota kindlasti on seda tüüpi asfaldil testinud. Ma ei tea nüüd, kui palju teised tiimid on ja mida ma selle tüübi all mõtlen, et asfalti üks põhikomponent, algkomponent on nafta, et see on lihtne, aga mis tehnoloogial seda tehakse, missuguses vahekorras, milline on see kiviosake seal, et me oleme siin isegi Euroopa asfaldirallidel näinud, et kus me võtame Belgia, Saksamaa, võtame näiteks Korsika või Monte Carlo, või võtame Põhja-Itaalia rallit, siis ka selliste väikeste vahemaadega asfaldi koostis võib olla nii palju erinev, et ühel rallil saadakse väga hästi pihta, ollakse väga kõvas konkurentsis ja liigutakse võib-olla isegi 500 kuni 1000 kilomeetrit teise kohta ja üldse ei saa pihta, et nüüd me räägime, et me oleme teisel pool maailma, et see võib olla huvitav, et mis tüüpi see asfalt on, palju see asfalt muutub ja ju palju seal kellelgi on võimalik olnud testida, et Shakedown näitas, et tundub, et nagu kõik enam-vähem on pihta saanud ja väga väiksed vahed, aga millegipärast arvan, et see katsetel nii ei jää. Et mitte Jaapani rallisse liiga kauaks kinni jääda, teeme siin laua taga omad ennustused ja võib-olla põhjendame ka, miks me arvame, et niimoodi läheb. Ma teen otsa lahti, mina panen oma klassikalise Shakedowni põhjal esikolmiku Thierry Neuville, Sébastien Ogier ja Greg Prien. Ma ei oska seda väga põhjendada, sest ei ole Jaapani rallit varem vaadanud, Jaapani WRC rallit veel vähem. Ma arvan, et see oleks päris äge story, kui Hyundai seal Toyota staadioni
ma ei tea, kuhu see poodium tehakse seal, kas päris staadionile või staadioni kõrval, et kui seal esimesel astmel oleks Hyundai mees? No ma ei tea, kindlasti huvitav oleks seda jälgida, võib-olla natuke mõru maik oleks suus seal kohalikel, aga selline ninanips võib-olla hooaja lõpuks oleks küll. Ja kusjuures see tähendaks sellisel juhul, et Hyundai võtaks vist hooaja 5. võidu, mida pole varem kunagi juhtunud. Ehk 5 võitu pole Hyundai minu teada kunagi varem hooajal võtnud. Täitsa võimalik. Aga Urmo? Mina arvan, et vanameister Ogier, et tal on käsi soe. Nüüd tal on see, mida ta ilmselt tahtis, see üks võit on rahulikult taskus, nüüd võib murevabalt minna. Ma millegipärast arvan ja kardan, et ta on seal väga kiire. Ehk tema panen esimeseks, Oti Martini teiseks ja Nöövili 3. Ja pakkumine. Ma suures pildis nõustun. Kui ma vaatasin hooaega üldse, kui on uued rallid olnud või kuidas on ka Kalle Roompere uutel rallidel hakkama saanud, siis ma paneks ka tema top 3 sisse. Aga ja, ma olen sellega nõus, ma paneks ka Ogieri esimeseks puhtalt ka kogemuse põhjal, et kõige rohkema kogemusega sõitja. Nii palju kui infot on tulnud ju, Jaapani teed on ikka ma arvan, et ei ole keerulisemat rallit, mida kõik sõitjad on öelnud, et see on kindlasti selle hooaja üks keerulisem ralli. Roompere ma paneks teiseks, sest lihtsalt on näidanud, kui hästi ta suudab kohaneda uutes oludes ja meie mehed siis 3. Mis me kollektiivselt otsustame, kuidas Katsutal läheb? Loodame, et lõpetab kindlasti, ilma vigadeta äkki. Ei, lõpetame peab igal juhul. Jah. Me tegelikult loodaks, et ta võidab katseid. Ja, see oleks äge. Ja sealt edasi juba, kui ta on 4, siis ma arvan, on super tulemus. Kui ta on 5-6, on väga okei, aga tähtis on see, et ta sõidaks suhteliselt väikeste vigadega lõpuni ja suudaks seal katseid võita, siis ma arvan, et see on tema sportlaskarjääris nagu oluline samm edasi. Nõus. Kaspar Ruusilt ajasin ka esikolmiku välja. Kaspar Ruus siis on meie otseblogi mees. Tunneme kaasa Kasparile, on ju? Ja ikka, jah. Esimene on tal Roompere, teine Tänak ja 3. Ogier. Loeme siis lõpus punktid kokku. Loodetavasti Ronald läheb sul paremini kui eelmine kord. No eelmine kord, Urmo, sulle ka teadmiseks siis, et mina panin Fordi mehed top 3. Aga see ei olnud minu vabatahtlik valik. No, Gunnar surus peale. Ei väänanud sul käsi, lõpuks ikka ise ütlesid selle Greensmiti sinna. Ja, kuule, aga liigume äkki Rally Estonia juttude juurde. Urmo, miks ei ole veel kalendrit kinnitatud, kas sina tead? No mina tean seda, mis mul on öeldud, et mis see lõplik tõde on, seda ma ei oska öelda, aga praegult toppab siis alaliitude ja Rahvusvahelise Autospordi Liidu dokumentatsiooni taga, et seal uuendatakse ja kinnitatakse teatavat tüüpi dokumentatsiooni, et kui me vaatame siis FIA hierarhiat, siis oletame, et Rally Estonia korraldajana väga tahab ja promootor väga tahab ja neil omavahel on leping, siis see ei tähenda, et kalender paika saab. Et spordi juriidiliselt Rahvusvaheline Autospordi Liit ja ka siis need maad, kus promootoriga kokkuleppeliselt peavad võistlused toimuma, siis seal peab olema dokumentatsioon korras. Miks seda viimasel FIA World Councilil ei kinnitatud, veel viimasel hetkel selgus, et mingitel rallidel ja mingitel maadel on need dokumendid korda ajamata, et ma küll ei oska öelda, kuidas sellised asjad saavad juhtuda sellisel tasemel, aga kahjuks ta nii on. Et olite teiegi tol päeval, kui see World Council toimus telefonide taga 24/7 ja ootasite, et tuleb kinnitav sõnum? No sellest me olime kõik ette valmistanud, suhtlesime ka sinuga, et olla igatpidi toredasti valmis, isegi pressiteated olid valmis, jumal tänatud, et keegi meil ei olnud aktiivne, et kogemata ära ei saatnud mustandit. Jah, et muidu oleks siin nagu Keenia poistega juhtunud, et Keenia poisid ütlevad, et 20–23 juuli on Eesti. Urmo kehitab õlgu. Oota, aga kiiresti, mida see üldse teie jaoks tähendab? Oletegi lihtsalt ootuses, millal saab info välja lasta, millal saab piletid müüki lasta või mis seal tagataustal veel teie jaoks tähendab selle kalendri viivitamine? No ta ei tähenda sellestes meile, me kahjuks ei saa liiga palju rääkida, aga meile ta ei tähenda sellestes mitte midagi,
et meil töö käib, planeerimine käib, lihtsalt on totter, et kõik partnerid, kes on meie ümber ja tegelikult avalikkus ka ja rallihuviline, et siis on nagu totakas seis, et kõik nagu teavad, aga ei tea ka, et see on lihtsalt nagu totter seis, aga meie tööd see ei pidurda. Terves mõttes me ilmselt juba, ma arvan, et see kuupäev on selline nii-öelda, ütleme avalik saladus, et ikkagi majutused on broneeritud kõigil juba mingiteks X kuupäevadeks, mida me ei maini võib-olla täna, ma ei tea, pärast kuulajad panevad kinni, nüüd ma ütlen valed kuupäevad, et rahvas ikkagi nagu juba valmistub ette ja nad arvavad, mis see aeg on, sest ega majutus on juba kinni pandud päris palju. Jaa, et ma küll siin ühtepidi keerutan, aga teistpidi olen kindel endas, siis ega sinnamaani, kuni ei ole FIA kalendrit kinnitanud. Ma võin arvata mingid kuupäevasid, aga kui ma ka siin ütlen otse-eetris välja, et tehke nii või tehke naa, ja pärast midagi muutub, seda on ajaloos ennegi juhtunud, et kedagi on liigutatud nädal siia või sinna, sest ma ei tea kogu pilti ja ei peagi teadma, et sellest planeerida võib ja peab, aga nüüd nagu lõplikult ei saa mingeid asju lukku lüüa, tulles nüüd majutuse juurde. Kui te head partnerid ja rallisõbrad vaatate endale majutust, siis vaadake Lõuna-Eestit, seal on 6 maakonda ja kui me eelmine aasta ka analüüsisime, siis paar kuud enne rallit ja panime siin Airbnb-sse või Bookingusse, panime otsingusõna Tartu, siis seda otsingusõna Tartut ei olnud mõtet ka eelmine aasta veebruaris enam panna, sellepärast et ta oli suhteliselt lukus. Nüüd kui hakata näiteks Võru maakonnast otsima, osad katsed on ju Võru maakonna nagu piiril põhimõtteliselt, siis seal oli sadades kohtades. Et võiks otsida siis Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, et Viljandimaa ja tegelikult võib sealt veel laiendada, et jaa, see on Eesti puhul just ilmselt selline pluss, et sa võid vaadata tervet Lõuna-Eestit ja sa oled ikka lähedal. Et ükskõik mis MM-ralli me võtame näiteks, kas või isegi sõitjana, ma olen pidanud nagu majutuses service parki sõitma tunde, et jõuda sõitjana, ideaalis sa võiks olla kohe seal lähedal, aga lihtsalt maailmas on nagu, ei ole sellist luksust nagu tegelikult Eestis, nii et ma sellega olen nõus, kogu Lõuna-Eestit ju tuleb käsitleda kui rallikeskust. Ja absoluutselt, ja üks asi veel, et ärge unustage oma sõpru ja tuttavaid ära, kes seal piirkonnas elavad, et kui majutuses on kitsas, siis kõne sugulastele või sõpradele, et ma arvan, et kuskil ikka saab ära parkida. Ja ära parkida ja kuskil pikali visata, et tegelikult on Tartu ümbruse ja ka siin Otepää ümbruse ressursi me oleme täielikult ära kasutanud, aga väga palju ressurssi on kasutamata, võtame kas või sellised vallad nagu Peipsiääre ja Mustvee, mis rallipiirkondadena meie jaoks on uued, aga tasub otsida sealt, et seal on majutust, on kodumajutust, et ärge kartke. No rääkides nüüd lahti seda meediasaagat, mis siin Eestis on natukene toimunud, et ma ei kuupäevadega võin mööda panna, aga miks ma Urmo teile esimesena üldse helistasin, oli see, et kultuuriminister Piret Hartman saates Spordipühapäev ütles nii muu seas, et on tehtud eraldi otsus Rally Estonia suhtes. Järgmisel päeval küsisime, mis see otsus siis oli, kui suur. See otsus oli 1,5. Võrreldes eelmiste aastatega siis miljon vähem. Oli teil kärpeplaan juba olemas või see tuli ka teile halva üllatusena? Või see, üllatusena, me ei saa öelda halva üllatusena, sest ajad on sellised. No ma arvan, ei saa kellegile meil tulla kärped või hinnatõusud halva üllatusena, et siis peaks kuskil koopas elama ja kõlvad, silmad kinni panema ja ei tohiks ka poes käia, sellepärast, et kui sa poes käid, sa saad aru ju, et asjad on muutunud, või vahet ei ole, kus sa käid, mingi teenus või kaup, et ega me ju näeme, mis toimub ja riigieelarve on suure surve all, ühest kriisist tulime välja, oleme teises kriisis, me võime rääkida sõjast, me võime rääkida majanduskriisist, kuulates siin erinevaid spetsialiste, mõned ennustavad maailma lõppu, et mõned mitte. Et tegelikult loomulikult olukord on raske, aga me olime valmis selleks ja me omakeskis olime ka valmis selleks, et võib tulla täiesti eitav vastus, et
et jällegi me ei ole ju riigi juhtimise juures ja me ei tea kogu pilti sealt. Ja noh, kui me räägime siis inimeste toimetulekust või mingis sõjaolukorras, siis kahjuks sport ja kultuur võivad jääda tahaplaanile ja noh, see on ka mingites olukordades täiesti aktsepteeritav. Aga õnneks see otsus tuli teistsugune ja see pigem oli selline hea üllatus, mis ei tähenda seda, et meil olukord kerge on, et kui on siin läbi kõlanud see, et 1 miljon on puudu, siis vaadata seda, mis toimub hindadega ja me ka 2020 aastal nägime, et teatavad tooted ja teenused siin, nende hinnad kasvasid 30%. Et siis me valmistume ikkagi oluliselt suuremaks kulukärpeks ja teistpidi otsime ka tulusid juurde, et me selline tulude-kulude vahe, millega me töötame, on pea 1,5 miljonit. Mis promootor ütled selle peale? Meie suhted alati on olnud hästi läbipaistvad ja tegelikult promootor, noh võib-olla see, noh kui me oleks juba targad ärimehed, mida me ei ole ralliga kunagi tahtnud olla, siis võiks promootori eest varjata meie siis kokkuleppeid meie partneriga või partneritega, siis me kunagi ei ole tahtnud seda teha ja läbipaistvalt oleme selle infoga promootorile edastanud ja tegelikult nemad on ka valmis järgmisel aastal vastu tulema ja väga paljud partnerid on nõus vastu tulema, et ma usun, et see 2023 aasta ralli tuleb sellest teistsugune, see tuleb targalt ära teha, mitte üle elada, et me kindlasti ei lase kuidagi niimoodi lati turvalisuse poolest alla või me ei muuda täiesti seda Rally Estonia pilti, aga siin tuleb olla väga-väga taibukas ja teha see ralli niimoodi ära, et ta on ikkagi väga äge üritus, väga turvaliselt tehtud ja et oleks üks parimaid, sellepärast nii nagu ma olen varem öelnud, et meil kindlasti ei ole mõtet teha keskpärast või halba asja. Siis tuleb kohe alguses teha see otsus, et me hoiame kõik raha kokku. Aga kui me räägime puhtalt varasemate aastate ettevalmistuseks Rally Estoniaks, seal on katsete ehitused, teede ehitused, pealtvaatajate punktide ehitused, tegelikult see ju on väga palju aastaid on seda tööd tehtud. Et nii-öelda selle najal liugulast, toome lihtsalt nagu tobeda väljend, et see ei ole üldse halb, sest niivõrd suur töö on ära tehtud, kui nüüd 1 aasta võtta, kus, ma ei tea, juurde ehitada 20, 30, 40 kilomeetrit katseid, et see ei ole ju maailma lõpp, selles mõttes me oleme ju tasemelt ikka seal, siis ikkagi tipus nii-öelda. Suur töö on ära tehtud. Absoluutselt, sa oled väga õigel teel ja kui me võtame siis, jagame nüüd 8, et keegi ehmataks, on tee-ehitus, ja on tee siis hooldus ja korrashoid. Et tee hooldusest ja korrashoiust me ei saa mitte midagi kokku hoida, sellepärast et muidu me anname ju kohalikele midagi tagasi peale rallit halvemas seisus, kui ta oli, et seda me kindlasti ei tee. Aga sa ütlesid väga õige punkti, et selliseid uusi lõike me juurde ehita ja siin me ikkagi räägime, mingitel aastatel me oleme investeerinud uue ehitamiseks, kui meil oli väga suur vajadus ja surve 500 miljonit eelmine aasta siis 2022 aastal üle 300 000, et selliste suurte tükkidena, mis on nagu pikas vaates investeeritud, need saab panna aastaks 2 maksimum, saab panna seisma, IT-arenduselt me oleme, kuigi me ei ole jõudnud sinna, kuhu me oleme planeerinud jõuda, siis me lihtsalt pidurdame seda ja me räägime ka ikkagi nagu 100 000 kokkuhoiust. Et need momente on, aga mul kahjuks, kui ma täna siin, sellel kuupäeval istun siin raadioeetris ja ma räägin sellisest 1,5 miljonilisest vahest, siis mul on vastused olemas poolele. Pool on puudu. No teil vastused oli lausa 7 tükki, mis te punktidena saatsite artikli tarbeks. 3. punkt on seal, et tehakse muudatusi ralli tehnilises ajakavas. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui me siiamaani, ta on ka natukene võib-olla erineb tavalisest MM-ist, et kui me siin jälgime sellist standardset MM-i, siis tavaliselt sõidetakse reedel 3 katset 2 korda, laupäeval 3 katset 2 korda ja pühapäeval siis 2 katset 2 korda. Me oleme sõitnud üldiselt nii kaua, kui see MM on olnud, välja arvatud see esimene kiiruga tehtud koroona ajal, siis oleme sõitnud niimoodi, et 4 katset reedel, 4 katset laupäeval ja 3 katset pühapäeval. Ja mida see tähendab seda, et kui just, mis on pikad päevad, see reede ja laupäev, kui need 4 katset jooksevad tegelikult hommikust õhtuni, see tähendab seda väga paljuski, et turvamehed, ajavõtjad, piletikontrollijad, seal on sadu inimesi, lõpuks 1000 inimesi,
kes on vara hommikust hiliste õhtutundidena teevad oma tööd ja kuna üks läbimine on hommikul ja teine on õhtul, siis seal on selline nagu tühi auk pealtvaatajale hästi mugav, see mahutab hästi palju, sest kõigil on suur piirkond, kus ennast planeerida. Nüüd, kui hoida sealt kokku, siis tuleb sõita kaks katset hommikul 2 korda ja 2 katset õhtul 2 korda ja me räägime ikkagi tundidest kokkuhoiust. See jällegi tekitab sellise olukorra, et meil läheb katse ääres natukene võib-olla kitsamaks, mis minu arvates on nagu mõnus, et kui seda rahvast on katse ääres rohkem, aga siis tuleb ka varuda aega katsele jõudmiseks. Et nüüd kes hakkavad meeletult kartma ummikuid, siis jah, ummikute oht on, aga sellisena 2+2, nii reede kui laupäev nagu 2 korda läbi, siis me oleme jõudnud niisuguse kavala lahenduseni, et tegelikult näeb nagu erinevaid katseid palju rohkem. Ehk kui ma hakkan nagu siis arutlema reede hommikust, et sul on 2 katset 2 korda läbi, hommikul lähed ühele, siis nende samade katsete teisel läbimisel lähed teisele, õhtupoolikuks liigud siis näiteks teise piirkonna, võtad 1 katse ja siis võtad teise katse, et sellise süsteemiga on pealtvaatajal võimalik vaadata kõik need 4 katset, mis sellel päeval toimuvad. Ehk see on selline fundamentaalne muutus. Kas see tähendab ka seda, et kohalikud meistrivõistlused tuleb sealt ära võtta, et aega kokku hoida või kuidas te üldse kohaliku meistrivõistlusi eelmise aasta põhjal võtate, kas on kulu- või tuluallikas? Et siin me peame juba jälle väga hea point, et kohe näha, et ikkagi nagu peaaegu aktiivne sportlane. Ja, meil oli siin üks veebikoosolek Eesti Autospordi Liidust Kuldari ja Emiliaga ka ja kui sa seda kuulad, sa saad aru, et Eesti meistrivõistlused liiga hästi praegu ei sobi, aga me töötame selle nimel, et mul veel vastuseid ei ole, kuidas ikkagi Eesti meistrivõistlused ma veel ei luba, ära mahutada nii, et ta on mugav, ehk tegelikult on vaja ta mahutada kuskile, kus 1 või 1,5 päevaga Eesti meistrivõistlused saaksid mõnusalt ära toimida. Ja siin me peame jällegi tegema mingisuguseid teatavaid muudatusi WRC ajakavasse. Meil korraldajatena kindlasti on väga suur soov, et see toimuks, sest me nägime, et see töötab emotsionaalselt. Kas see on puhtalt nüüd missioonitundest või see on ikkagi teil reaalne ka tulurida sees? Sest ajalises mõttes te peate nii-öelda turvama seda katset kauem, aga kas see nii-öelda osavõtutasud kompenseerivad selle ära või ei? Me ei taha, et keegi nüüd kontekstist välja rebib. Kogu see formaat MM-ina on nii kallis, et seal ei ole lootustki panna Eesti meistrivõistlused nagu tuluna jooksma. Igal juhul ta kulu on suurem kui tulu, aga see ei ole küsimus, sellepärast et Rally Estonia üks eesmärk, väga oluline eesmärk on Eesti autosporti arendada ja kohalikule meistrivõistluste sarjale anda väärtust juurde, anda kohaliku sarja sõitvatele sõitjatele emotsiooni juurde, seda kogemust juurde, eriti noortele, siis ma arvan, et me ei saa teda niimoodi vaadata, et me peame lihtsalt vaatama, et ta ei lähe nagu sellisel keerulisel aastal nagu päris pahupidi. Et tundub, et me saame nagu rahaliselt, me saame mõistlikult hakkama, nüüd ongi ajakava küsimus. Urgitseme edasi, meelelahutusprogramm. Kõik, ma arvan, et siin nailatades tahaks näha, et kuidas me meelelahutuskunnil Tarmo Õbel siis keerame kõik kraanid kinni ja Tarmo nutab kuskil nurgas üksinda. Aga... Et Nublu ja Anne Veski kooslust võib-olla ei näe siis järgmine aasta? Et seal on hästi palju detaile, et võib-olla ma hakkan sellisest maamärgist nagu stardi ja finiši poodium, siis väga vinge poodium, siiamaani tulevad külmavärinad. Just rääkisime eelmine saade ka. Ja minu ja meie korraldajate seisukoht on, et WRC ralli on kõikide rallide kuningas. Ja ma arvan, ja me arvame, et seda starti ja finišit tuleb vääriliselt tähistada. Nüüd, kui meil on vaja kulusid kokku hoida, siis me loomulikult saame aru, et iga meeter trussi maksab ja iga siis ruutmeeter leedi maksab, et seal tuleb olla nupukas, aga kindlasti me ei saa minna sellise väikse poodiumi peale, mis see ehmatab kõiki ära, et mis siis nüüd juhtunud on,
kindlasti saab muudelt rajatistelt kokku hoida ja muu meelelahutuse poolt. Ma räägin siin tribüünidest, ma räägin leedidest, mismoodi see lõpuks välja tuleb, siis elu näitab. Mul on nii palju usku, Urmo, et te hoiate selle raha niimoodi kokku, et pealtvaata sellest aru ei saa. Vaata, see on, ma kardan, et ikkagi saab, sellepärast, et muidu tekib ju nagu totter seis, et nagu ikka said hakkama. Saate ju hakkama vähemaga. Et seda ka ei taha nagu... Ei, mitte seda ei taha, aga ma näen juba seda, et pigem ma näengi seda. Mu soov on sama nagu sul, aga kui ma vaatan Excelisse, siis ma ei, nagu ma ütlesin, et mul on poolele on lahendus, poolele ei ole. Kui me räägime kirvemeetodil, siis mul täna ei ole lahendus 700 000. See on ikka väga-väga suur raha. Ja see peab näha olema. Aga jällegi ma ütlen, et siis näiteks ma toon sellise näite, minu enda vend, Raul siis on. Tema ütleb, et me oleme nende LED-ekraanidega ralli tuksi keeranud. Ja miks me oleme ralli tuksi? Liiga palju näeb või? Ta ütleb niimoodi, et ta vaatab inimesi pealtvaatamise aladest, keegi rallit enam ei vaata, kõik vaatavad laivi. Ehk tegelikult, mis ma tahan öelda, et kui me mõtleme jälle targasti läbi, et meil on sellised legendaarsed pealtvaatamisalad nagu Leigo, Alaküla, Selgise. Loomulikult me peame jätkama selle kontseptsiooniga nende leedidega. Aga on palju selliseid metsikuid alasid. Ma siin ei ropenda, on selline koht nagu Pasamägi ja kõik teavad Pasamööbet. Päriselt kaartil olemas on ja mina ei ropetanud. Siis sellistesse nagu ürgkohtadesse ilmselt ei ole mõtet leedi panna ja tegelikult teoorias on ka telefonidest võimalik jälgida. Ehk sellised kompromissid tuleb teha ja tulebki nagu ära otsustada, et mis on need olulised kommertskohad, seal samamoodi jätkata ja kes on harjunud sellise kommertsiga, siis ma arvan, et see saab sellise kogemuse nagu siis osaliseks. Aga just tuua seda ürgset rallit, nagu seda nagu päris tunnet juurde ja millega me veel töötame, et kui me siin igal juhul mitte ei võitle tehnoloogiaga, aga tehnoloogia tuleb peale, et kui me vaatame üleüldiselt maailmas, ka vaatame Soome rallit, kohapealsed pealtvaatajad vähenevad. Miks nad vähenevad, sest toode on nii mugav. Ja me ise oleme ka siin enda kohapealsete leedidega seda mugavust tõstnud. Nüüd tuleb juurde tuua veel seda, et tõesti, kuidas panna pealtvaatajad mõistlikult lähedale katsele sellistesse kiiretesse, tehnilistesse hüpetega kohtadesse, kus sul päriselt ihukarvad tõusevad püsti. See on üks võtmesõna, et kuidas tuua pealtvaataja tagasi, anda talle midagi sellist, mida ta mitte ühestki laivist ei saa. Ma arvan, et laivis ma ei tea, mul teleka taga nagu ihukarvad püsti tõuse. Tore küll, kui auto lendab, aga midagi muud sealt ei tule, emotsiooni ei tule. Jah, et kui see kruus lendab ja see heli ja see nagu maandumine, et midagi sellist anda, mida sa ei koge läbi mitte ühegi meediumi. Ja see, ma arvan, kompenseerib seda tehniliste vidinate siis vähemaks võtmist seal rall. Aeg on sealmaal, ma pean ühe kõlli laskma. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Urmo, sa mainisid pealtvaatajate nii-öelda tagasitoomist. Kas see tähendab, et te polnud selle aasta publikunumbriga rahul? Võib-olla ma ise mõtlesin ka tagasitoomine, et see tagasitoomine on nagu selline sõna, et ei oli, nüüd ei ole, siis peaks nagu midagi tagasi tooma, et pigem koroonajärgselt see kasv on olnud aeglasem ja väiksem, kui me lootsime, et ma tahaks öelda, et 2022 aastal meie prognoosist jäi 10 000 unikaalset inimest puudu. Seal on palju põhjused, et siin majutusest rääkisime hindadest, veel ei ole rääkinud, aga ise oleme analüüsinud enda erinevate piletite hinnapoliitikat, kindlasti 23 aastal sellega tegeleme, ma loodan, et lähiajal saame tulla välja informatsiooniga, et igal juhul mida varem ostad, seda odavamalt pileti saad, ehk me kogu selle siis pealtvaataja kulupoolega tegeleme, aga ma arvan, et hästi oluline punkt ongi sellise erakordse emotsiooni andmine, just kiiruskatsel, et mis on see ralli,
nagu see ürgne DNA, miks rallit on hakatud jälgima. Just see kiirus, vibratsioon, hüpped, mürin, kärin, kruusa lendamine, tolmuses osad tahavad ka tolmuses olla, et me tahame oluliselt kasvatada pealtvaatajate arvu. Võib-olla Eesti siseturisti mõttes on, ma ei ütleks, et on tulemus tehtud, siin saab ka kasvada, aga väga palju töötame järgnevatel aastatel Soome, Läti, Leedu, ka Rootsi pealtvaatajaga, et tekiks see harjumus tulla ja pikk strateegia peaks ikkagi olema selline, et pealtvaatajate arv kasvab ja see toob riigile järjest suuremat majanduslikku mõju. Läbi selle on võimalik ka riigi rahastust mingis osas ümber vahetada siis piletituluga, ehk teoorias peaks riik iga aasta vähem investeerima, kui pealtvaatajad tuleb rohkem, et see muudaks meid palju iseseisvamaks, muudaks selle vundamendi tugevamaks ja mingi hetk, kui meil on näiteks 70-80 000 pealtvaatajat, siis see olukord võib sellest olla hoopis teistsugune ja see võib tekitada ka teoreetiliselt sellise olukorra, kus me saame võib-olla investeerida rohkem Eesti noortesse sõitjatesse, et praegu ilmselgelt, et kui riik seda nii palju doteerib, et siis sa ei saa sellest investeeringust või dotatsioonist kedagi teist toetada, mis ei ole see põhitegevus, et pikk vaade on ikkagi väga keskendunud sellele, et pealtvaatajate arvu suurendada. Kui palju oli sel aastal? Sellel aastal me räägime ikkagi lõpuks selline 30 000 unikaalset inimest, ma ei hakka siin detaili minema, kuidas see kokku tuli, aga soov oli 40 000, et 10 000 jäi puudu ja eks siin on palju põhjuseid, et alati tagantjärgi võib leida neid põhjuseid, miks siis ei tulnud, aga kindlasti selle osad on nagu väga-väga reaalsed, et kui me võtame selle koroonaperioodi, siis ma arvan, et te mõlemad siin laua taga teate, et selle aja jooksul paljudel jäi mingitele üritustele minemata, sealt teil tegelikult olid juba mingisugused piletid olemas, kuna ei olnud saadud teha üritusi, siis oli peale siis piirangute lõppu kõik üritasid teha oma üritused ära ja ma arvan, nii tihedat suve ei ole olnud, et see on selline hästi nagu siis, ma julgeks öelda, et kõige suurem põhjus, et lihtsalt nii palju oli teha ja nii palju ette juba ka mingid vautserid, et mida sa olid välja ostnud, et sa pidid selle, ei pidanud, aga sa tegid pragmaatilise otsuse, et sa lähed tarbid selle ära, et hästi-hästi suur konkurents ja sealt edasi siis erinevad muud väiksed põhjused. Selle ürituste edasilükkamisega mul oli endal karm kogemus nüüd siin oktoobri lõpp, kui me pidime esimest korda siin laua taga kokku saama. Mul oli 2 metal-kontserdit ühel nädalal. Mõtlesin, kui ma siit tulen tervena välja, siis ma olen rauast. Tuli välja, et ma ei ole rauast. Sain kätte. No ikka juhtub. No piletihinnad on vast kõige tundlikum teema üldse Rally Estonia puhul, et on teil oma nii-öelda alam ja ülempiir paika pandud? Kuhu te saate langeda? Ma arvan, et ühtepidi see on nagu puhas matemaatika, teistpidi, kui me vaatame siis rallisõbra emotsiooni, siis ta ongi emotsioon ja me kindlasti 2022 aastast õppisime seda, et ta peab olema ajas muutuv. Praeguse plaaniga meil ei ole plaanis midagi tõsta, pigem langetada, mis need lõplikud summad on, ma ei ütle välja, aga julgen öelda seda, et kui õigel ajal see otsus teha, siis sääst on ikkagi tunnetatav. Kas te tundsite, et eelmine aasta või siis see aasta, käesolev aasta võis jääda publikut ka piletina taha? Kindlasti jäi, et seal ei ole ainult piletina küsimus, et ralli oma olemuselt on, sa tead ise, kui kallis on teda harrastada ja ega teda vaadata ei ole teps mitte odavam, et eriti kui tullakse sellise plaaniga, et olla see 4 päeva, et siis jah, pileti hind on üks nagu määraja, me paneme sinna majutuse ja muud teenused juurde, siis ta läheb ikkagi väga-väga kalliks.
nüüd majutust ja muid teenuseid me mõjutada ei saa, me saame mõjutada väga selgelt pileti hinda ja nagu ma ütlesin, et sealt me läheme odavamaks ja ma arvan, et see on hästi oluline, pluss siis eelmine aasta me tulime välja selle päevapiletiga, mis on tegelikult, ma arvan, väga mõistlik, et sa validki endale 2 päeva või valid 1 päeva, üle 2 päeva ei ole mõtet võtta, et see on lihtsam võtta juba kogu siis 4 päeva rallipass, et ma julgen öelda, et kui me selle kommunikatsiooniga siin lähiajal välja tuleme, siis igaüks leiab endale taskukohase pileti. On kokku arvutatud, et kogu pere peale võib minna tonna? Väga täpne arvutus, meil samad numbrid. Ja nii ongi ja sellest on karm ja ta tulebki selle pealt, et kui sa oled seal 4 päeva, siis sa panedki majutuse ja paned need piletid ja nüüd oleneb, kui vanad on sul lapsed ja kütuse ja muud kulud veel juurde ja ilmselt kui on lastega minek, siis lapsed tahavad natukene fännitooteid ja üht-teist veel ja nii ta tuleb. Sa oled ise käinud ka erinevatel rallidel üle maailma. Kuidas Hispaania ennast ära majandab? Seal on piletihind 0. Et siin ka erinevad rallid on tulnud erinevate eelarvetega välja, et kindlasti ma ei kritiseeri hispaanlasi, väga äge, et nad teevad 0 hinnaga, aga minu teada enamus ajast nad sõidavad riigi maanteedel. Ja kui sa ei investeeri põhimõtteliselt teedesse, eriti kui nad on asfaltteed, et sa pühid nad lihtsalt puhtaks, siis järgmine koht, kuhu tuleb sisse vaadata, et mismoodi see ralli on turvatud. Seal on hästi palju erinevat tüüpi riiklikke organisatsioone ja kui autosport ja autospordiliidu erinevad osised on nii palju võimekad, et nad suudavad ka sulle pakkuda väga suurel määral turvamehi, siis sa ei peagi liiga palju arvutama, et ma toon siis kiired numbrid, et kui me rääkisime 22 aasta teedehituse eelarvest, mis oli üle 300 000 ja räägime meie turvaeelarvest, mis on üle 500 000, sa ei peagi sealt edasi nagu arutama, et 2 muutujat paned teistpidi ja küsimusel on vastused olemas. Et meil need kõik asjad on raha eest, me peame kuskilt selle raha saama. Kuule, aga kui juba mainisime asfaldi peal sõitmist ja vähest hooldust, kas sa näed, et ühel hetkel on ka võimalik sõita selliseid täispikkasi kiiruskatseid Lõuna-Eestis asfaldi peal? Või mitte Lõuna-Eestis, Eestis? Ma arvan, et see areng saab alata siis Eesti meistrivõistlustest. Ma tean, et nii Autospordiliidus kui ka rallikomiteest on läbi käinud mõte teha Eestis üks asfaldiralli. Ja kui Eesti meistrivõistluste formaadis me näeme, et mingi X asfaldiralli on edukas ja ta ka sõitjatele meeldib ja ta on tehniliselt loogiline, siis ma arvan, võime edasi mõelda ja täna on õnneks või kahjuks, ma ei tea, kust poolt vaadata, asfaltteid tuleb juurde, et ma arvan, et see mõte pika vaatena on õige ja mulle väga meeldiks, kui Eesti meistrivõistlustel oleks üks asfaldiralli ja ma ütleks, et ka ma ei välistaks seda, et mingi MM-i päev võiks Eestis olla asfaldil. Seda ma tahtsin kuulda, mega äge. Aeg läheb kahjuks meeletu tempoga edasi, et lähme nüüd selle palava pudru söömise juurde ka, et kõige kuumema teema juurde. On teil vahet? Kindlasti on. Kui palju te närite küüsi teemal Otiga või Otita? Siin ei ole üldse mingit, nagu ma ütleks siis Oti ja Martiniga või Oti ja Martinita, siis loomulikult närime küüsi, kõik närivad küüsi ja peaks olema, ma ei tea, puhta loll, kui ei saa aru, et see on probleem. Ma mäletan, kunagi sa ütlesid aasta võis olla, ma isegi ei tea, äkki 2014-15, kui Euroopa meistrivõistluste etapp oli. Et me peame liikuma oma ralliga sinna, kuhu liiguvad eestlased ehk MM-i poole. Kas Otita või Otita, mis iganes see tulemus on, aga meil on ka teisi mehi MM-sarjas. Nii et eestlasi on meil ju veel. Et igal juhul on, ma arvan, nii-öelda Eesti rallifännil kõvasti jälgimist ka tulevatel aastatel, mis iganes Oti ja Martini otsus on ju. Ja absoluutselt,
et siin on nagu kaks erinevat küsimust, et loomulikult on meil Eesti ralli tase on kõrge, seda näitavad tulemused Euroopa meistrivõistlustel, maailma meistrivõistlustel, erinevates klassides. Ja see on täiesti nagu eraldi küsimus ja see on väga oluline, aga me üheskoos nagu peame seda tulevikku ehitama. Ja me hoiame ka noortele pöialt ja nii palju, kui on võimalik, siis ka aitame ja mõtleme kaasa. Aga pigem ma arvan, et see esimene küsimus oli nagu sellises hetke ajas on ju, et mida siis Ott ja Martin otsustavad või mida nad saavad otsustada või mis seal laual üldse on, et kui nad saavad ja leiavad jõudu veel jätkata selline paar aastat, siis see, millest sa rääkisid, selline noorte taust, siis ma usun, et see jõuab järgi tulla. Et ei oleks sellist auku vahel, et oleks selline jätkusuutlik taastootmine, nii nagu soomlased suudavad, ma ei tea, kust need vennad tulevad, aga vahepeal vaatad, et nagu niimoodi, et ei tulegi nii palju soomlasi peale ja järsku laksti jälle mingi 2-3 tüüpi. Ja. Sina täna ei tea, kas Otiga võidite? Ei, minul küll sellist infot ei ole ja ausalt öeldes ei ole väga tahtnud torkida, sellepärast, et ma ei usu, et minu torkimine midagi aitab ühele või teisele poole. Aga usute siin laua taga, et me saame see nädala jooksul midagi teada? Ma arvan, et eks see praadimine käib ikkagi veel edasi. Et võib-olla jah, ilus ja viisakas oleks see nii-öelda ralli lõpult midagi öelda, aga teisalt kõik ei peagi olema nii must ja valge, et kas see otsus on tehtud, ega me ei tea ju. Võib-olla otsust ei olegi veel lõpuni, et mis saab, nii et ma ei tea, ma ei oska küll midagi eeldada siit. Aga... Et me veel Hispaania lõpu rallil, kus juures oli viimane päev, pühapäev, tegime siin veel ka Toomas Järveojaga intervjuu ja Oti intervjuu oli ette. Ott ütleb, et Hyundai Toomas Järveoja ütleb, et sõidame samas kohas edasi. Me juba siin ütleme, et tundub, et asi on lukus ja siis mõni tund läheb mööda ja tuleb teistsugune info. Et siin ei ole ilmselt võimalik midagi hetkel oletada, kui mingit muud informatsiooni ei ole. Ei, no me võime utreerida ju. Utreerime? Et räägime, et võtame siis kõige halvema stsenaariumi, et nad ei sõida. See on Eesti autospordile, Eesti rallile kindlasti väga-väga suur löök. Kõige selline mustem stsenaarium on välja öeldud. Siis kui nad liiguvad Toyotasse, siis see on maailma autospordile katastroof. Aga meile päris okei uudis. No loomulikult siis... Et see on nagu nii ja naa ja kui nad liiguvad Fordi, siis ma arvan, et see on igatpidi, mina ütleks, et siis, kui see nii läheb, siis võiksid võita kõik, et maailma autoralli läheb väga-väga vingeks ja ma ei usu ka, et siin, ma arvan, et Fordiga saab võita küll. Ma olen nõus ja ma arvan, et ma olen kogu selle hooaja läbi seda rääkinud, et kui Gunnar, sinaga hakkasid siin poole või veerandi hooaja pealt rääkima, et kuhu siis liikuda võiks, siis ma olen kogu aeg olnud M-spordi poole peal ja põhjus ongi see, et esiteks, Ott sealt alustas, Ott seal ka tõenäoliselt võiks karjääri lõpetada. Miks mitte minna nii-öelda vana pere juurde tagasi, ja teiseks see võit, mida saab kogu maailma ralli, see ilmselt päästaks hetkeseisu, meil oleks 3 meeskonda. Hetkel on 2, kes suudavad võite võtta, nii et ralli fännina ütleme, see oleks ideaalne lahendus, tõesti, ma olen nõus. Ja mis seal veel on, et ma arvan, et see annab lootust nagu väga paljudele tootjatele, kes siis nagu täna võib-olla mõtlevad on 2 vahel, et 2 suurt giganti on ees, Toyota ja Hyundai on ju. Ja praegult, kui Fordis ei ole sellist tippude tippu, siis ei saa nagu pihta ja see kindlasti annab sellise signaali, et sellisel väiksemal autotootjal, kellel on piiratud esiteks teadmised ja piiratud ressursid, et ei ole mõtet minna üldse proovimagi. Aga nüüd, kui panna sellisesse, tegelikult M-sport on pool tehase tiim, pool eratiim, et ta sellist nagu eelarve piiratusega tehase tiimi võib-olla esindaks, et sa paned sinna ühe tippsõitja ja ma arvan, et pilt täiesti muutub. Esiteks annad turule signaali, et tegelikult saab küll, ja sa annad ka tiimi sisse signaali, et need siis teised ja kolmandad sõitjad, sa võtad ära neil kõik trumbid vigiseda. Ja ma arvan, et see nagu kogu atmosfäär muutub ja kui kõik läheb nii, nagu me siin loodame, ma ei üldse imestaks, et
Ford võib järgmisel aastal küsida nii nagu siis sõitja ja kaardilugeja maailmameistritiitlit kui ka tootjate oma, et see on nii väikestest asjadest kinni, et kui sul on moraal maas ja sul ei ole päris seda tippu, siis kõik vajub kokku ja kui sul on see tipp, kerime natuke tagasi, et milline haip oli üleval peale Monte Carlo rallit. Võtame ka siis punktitabeli. Tuleb ja paneb kinni. Et mida, ja võib-olla võtame isegi aasta 2017-18, mida tegi M-Sport koos Ožeeriga eesotsas seal. Absoluutselt, et see on nagu, see ongi see, et sa liigutad ühe nagu väga tugeva malendi mingisse õigesse kohta, mäng on hoopis teine. Nõus, igal juhul nõus. Mis sa, kui vaatame veel Eesti sõitjaid maailmas, Robert Virves, Georg Linnamäe eesotsas, mis sinu nägemus on sellest, millised need, ütleme, tulevad hooajad võiks olla või ütleme pigem see järgmine hooaeg Virvese ja Linnamäe suhtes? Eesmärgid, tulemused, mis plaan võiks olla? Juba lihtne on targutada, prooviks anda selliseid nõuandeid, eriti siis võib-olla Robertile, et ma loodan, et ta oma sellise tuumiktiimiga teeb sellised otsused, mis vaatlevad 2 aastat. Et kui me vaatame tagasi, siis erinevate Eesti noorte rallisportlaste selliste saavutuste peale ja kuidas need aastad on läinud, kas või Robert ise, kui ta läks juuniori sarja. Esimene aasta ju tegelikult täielikult põles. Ja teine aasta siis ju võiks öelda, et täielikult õnnestus. Et alati võib vaielda, et kas mingid tulemused, mingid ajatrahvid, aga tegelikult kiiruse poolest täielikult õnnestus. Et kui me läheme nüüd ralli 2, seal on ju väga palju endiseid maailma absoluutseid tippe, et seal nüüd loota, et ma esimese aastaga panen kõigile, ei ole väljal peaaegu ühtegi peale tahtmise panna kõigile. Ma ütlen, minu esimene ralli WRC 2 klassis lõppes Rootsis teisel kiiruskatsel. Tahtsid ka panna kõigile? Ma ei tea, võib-olla mitte, ei mäleta enam täpselt. Jah, et see ongi see, et ma arvan, sa ise oskad öelda seda sama oma enda kogemuse pealt. 2-aastane plaan, loogiline plaan ja mitte sellest stressata, et hakata minema, saada mingid tulemused kirja. Kindlasti see siis sellist keskmist rallifänni võib-olla kurvastab, et oldi, ma ei tea, 6, 7, aga vähemalt tuleb kogemust järgmise klassi autoga ja juba siis teisel aastal olla konkurentsis. Nüüd kui vaadata Linnamäed, siis ta on üsna palju sõitnud, tuleb avariisid vahele, eks see on seal Andrusega ja teiste nõustajatega vaja arutleda, aga eks seal tuleb ka seda küpsust juurde, et seal ma võib-olla isegi ei oska öelda, mis see lahendus on, seal peaks nagu rohkem sisse vaatama, aga see on väga hea, et meil on sellisel tasemel 2 noort ikkagi nagu head sõitjat. Linnamäe puhul lugesin, tuleb suurem muutus tuleval aastal ilmselt ette, toimub meeskonnavahetus. Mis sa arvad, kas see, kui see toimub lõpuks siis, kas see võib anda mingisuguse uue hingamise näiteks? Jah, kindlasti kui ta võiks öelda, et ikkagi nagu sarnasel kiirusel on olnud siin mingisuguse perioodi ja vahet ei oleks, võtame Jari-Mati Latvala või võtame Ott Tänaku, et mingis arengufaasis on väga paljudel sõitjatel tulnud nagu suuri vigasid sisse. Ega nüüd see samm ongi edasi, on keeruline ja tuleb katsetada, proovida, aga ikkagi olla nagu kannatlik, et ega suured asjad nagu 1-2 ralliga ei muutu, et aga ma arvan, et see otsus muuta tiimi igal juhul rumalamaks ei jää. Me enne saadet arutasime ka korra, et kas keegi järgmine aasta on Eestist juba valmis junior WRC-sse minema? No räägime siis selle baasi pealt, et kui me vaatame siis Eesti meistrivõistlusi, siis noor kiire mees Jaspar Vaher on ikkagi siin viimastel rallidel muljet avaldava kiirusega. Vanus lihtsalt minu teada ei luba minna, ja ma arvan, tal ei ole ka mõistlik minna, et küpseda veel siin piirkonnas ja siis kui siis minna juba vanemana, targemana, aga ikkagi ma ütleks, et isegi kui selline nagu väga-väga kiire mees läheb või tüdruku vahet ei ole, kes siis kohalike meistrikaid silmad kinni võidab, siis
minnes maailma, see on ikkagi teine tase, rallid on pikad, rallid on keerulised, et ei saa eeldada. Et sellise 2 aasta plaaniga oleks mõistlik minna. Roland, sul oli üks teine nimi huulil, keda sa pakkusid võiks minna. Ma ei hakka nimesi välja tooma, ma siin hindasin rahakoti järgi. Eelarvete järgi. No tegelikult e-spordist tult Jürgenson et päris huvitav ja ma vaatasin ka siin, ise sõitsin nulli siis Paiderallil ja siis vaatasin ka, mis siis noored teevad. No. Ja mul tundus selle Subarus, ma ka nagu väga aeglaselt ei sõitnud. Aga et keegi tuleb e-spordist, võtab ralliauto, Honda. Sõidab esimest korda rallit. Ja Honda, mingi vana Honda. Nii palju, kui ma nende vanade Hondadega sõitnud olen, siis nagu liiga mugav sõita ei ole. Ja paneb nagu kulda. Ja see on tõsine üllatus see aasta olnud, et ma kindlasti ootasin, et sealt tuleb enne, kui me saime info, et ta selle auhinna võitis ja hakkab see aasta siin vaikselt sõitma. No seda kiirust ma ei oodanud. See on tõesti üllatav oli. Mina ka ei oodanud, aga nüüd, kui ma siin olen võtnud, siis väga jõhkra seisukoha anda kõigile nõu, siis ma arvan, et tema puhul ka on hästi oluline see, et vaadaku puha statistikat, kuidas maailma tippsõitjad on tekkinud, siis nad üleöö ei ole tekkinud, et loomulikult ei taha kellelegi avariisid. Fakt on see, et mingil hetkel nad tulevad, need tuleb läbi elada, ehk sa pead ikkagi küpsema ära, et sellist kiirküpsetust ei saa teha. Ja, nii on. Pean kurvastama ka kuulajaid, sest meil hakkab aeg otsa saama. Homme siis oleme, mis kell me salvestuse panime? 12 panime salvestuse sinu pärast. Tahtsime tegelikult varem, aga tegelikult tuleb põnev öö, kes saab, kellel on võimalus, kellel on puhkus, see saab vaadata, kellel ei ole puhkust, kes peab hommikul tööl olema, see ei saa. Mina ei saa, vaat. Urmas, hakkad vaatama öösiti? Ma kardan, et ma hakkan. Aga mul ei ole puhkust. Aga sa hakkad või? Ma arvan, et ma mõned katsed vaatan, ega sa saad vaadata ja tõused üles ja ma olen juba, nagu sa ütlesid, et kui mees saab lapse, et siis ta on nagu vanem mees. No mina olen juba üle 40, siis mul vahepeal juhtub nii, et kell 4 ärkan üles ja ärkan üles. Kuid ma ootan ka seda aega juba ausalt. Ma ootan seda aega, kui ma kell 4 ärkaks ja saaks toimetada. Ja siis sa oled seal üksinda, mõtled, mis ma nüüd teen. Väga ei taha nagu toimetada ja kolistada ka, siis proovid magama jääda ja mis tavaliselt juhtub, siis kell 6 tuleb uni ja siis sa pead üles ärkama. Igatahes aitäh kuulamast ja oleme homme tagasi. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.